I like a new Lincoln with all of its class. I like a martini and bird under glass. I'm gonna start living, you wait and see. Nothing but the best is good enough for me. I like to eat lobster directly from Maine. I like to see bullfights in sunny old Spain. I'm gonna start living, you wait and see. Nothing but the best is good enough for me. Tally-ho. Jah, see on tõesti tõsi, et see kõik sai alguse rohkem kui 90 aastat tagasi, kui tenniseaktivistidel puudusid võimalused siseajalisel talvel tennist mängida. Selleks leidsid nad hea võimalusena pingpongi harrastada. Esimesed pioneerid olid Eduard Hiop ja Bernard Abrams demonstratsioonmänguga Esto kaubamajas 1923. aastal. 1926. aasta aprillis toimusid aga esimesed Eesti meistrivõistlused ja seda aastat peame ka oma liidu sünnipäevaks. Mängime mõningad mängud ja jagame täna meeneid siis teenekatele ja toredatele inimestele. Ilusat õhtut ja nautige pidu! And me on a spree. Let's get started right away. We're gonna go traveling and have us a fling. We'll visit a palace and dine with a king. We're gonna start living, you just wait and see. Nothing but the best is good enough. Nothing but the best is good enough for me. Stop
siin olid siis liidu meistrid, olid meil siin ju Jaan Ärs, kes siin oli mitmekordne, Rein Linmäe, mitmekordne, tähendab Eesti meister, aga Linmäe tuli paaris mängus, tuli ainult liidu meistriks. Meie kuldsed aastal olid 60-ndad, 60-ndad, 56-ndad, 55-ndast kuni 73 aasta, kui Rein Linmäe sai veel MM-il liidukoondisest veel pronksmedali. Need olid ja muidugi, kui päris vana aega, siis oli Evelin Vestal, kes oli, ma ei tea, täpselt ma ei oska öelda, aga mitmekordne liidu meister naisüksikmängus. Siis oli Frants, kes tuli ühe aastal, tuli nii üksikmees üksikmängus, paarismängus kui ka segapaaris, 3-kordset liidu meistrid. See oli 1 aasta. Ja selle peale treenerid seal olidki, need vabad, kes siis oli, Vosman, Eerik ja Vilvi Kuivaev oli ja Paisjärv oli ka veel, Signe oli ka veel. No siis oli Irina Saar, nii et siis oli Paisjärv, Signe, nii et kes ka liidukoondises oli, nii et oli häid mängijaid vanasti, aga kuna see on alati nii, et Eesti, nagu iga väike asi, kui algab algus, kas on ta mis spordiala tahes, eestlased hakkavad kohe hästi tegema. Aga kui see läheb juba massidesse, nagu üleliidulise massidesse, siis me jääme kohe jänni, sest seal tuleb mass peale. Ja massises sa leiad alati tipumängijad rohkem. Sest meil on väga andekaid noori, ma näen isegi praegu turniiridel käies tublisid lapsi, kes on täiesti Euroopa tasemel ja nii kihvt oli siia tulla näha, on vanemaid, on nooremaid ja verinoori, et see on super ja tõesti 1000 tänu Kätlinile, et ta sellise asja tegi. Keegi, seesama Smirnov ja Vainula, keegi ei saa neist jagu ju, poisid ei tule peale, Esiteks see on väga hea üle hulga aja või vähemalt aasta, üle 10 aasta saada kokku kogu Eesti lauatennise kullafond nii-öelda. Siin on meil läbi aegade väga palju mängijaid, Eesti meistreid, medalivõitjaid liidu ja Euroopa tasandil ja see on juba see. Õnnestuks nüüd veel nooremaid, kes siia enam kaasa tõmmata, see ainult liidaks kogu seda lauatennise seltskonda ja kui need vanemad hakkaksid ka rohkem vaeva nägema nende noorte üritusel kaasa löömisega, siis läheks asi veel lõbusamaks ja paremaks.